üldkomisjoni resolutsioon teemal, kuidas tagada Euroopa Liiduga liitunud riikides Kopenhaageni kriteeriumite täitmine. Kes komisjonis soovib ette lugeda tööklauslid? Hispaania, palun. Aitäh, proua president. Üldkomisjon esitab alljärgneva resolutsiooni Mudel Euroopa Parlamendile. Mudel Euroopa Parlament kutsub üles vaatama kriteeriume, kõrvaldamaks võimalikke mitmeti mõistetavusi, taotlemata igale liikmesriigile individuaalseid kriteeriume. Soovitab luua institutsiooni, mis kontrollib Kopenhaageni kriteeriumide täitmist ning on rohkemate õigustega kui praegused kontrollinstitutsioonid. Nõuab tungivalt individuaalsete karistusmeetmete rakendamist erinevatele liikmesriikidele, lähtudes karistavate liikmesriigi majanduslikust ja poliitilisest seisukorrast. Kutsub üles korraldama teavituskampaaniaid, mille eesmärgiks on vähemusgruppide suunalise tolerantsuse propageerimine. Soovitab täiendavalt survestada hetkel korruptsiooniga tegelevaid organisatsioone ja palub täiendavalt suurendada töötajate arvu korrumpeerunud institutsioonides. Julgustab koostama Euroopa Liidu üleseid standardeid eeluurimise all olevate kodanike suhtes ja survestab riike kontrollima korrakaitsejõudude tööd. Palub Mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesolev resolutsioon Eesti Vabariigi Riigikogule. Aitäh. Kes komisjonis soovib esitada avakõne? Rootsi, palun. Aitäh, proua president. Austatud presiidium, kaasdelegaadid ning külalised. 1993. aastal moodustas Euroopa Liit Kopenhaageni kriteeriumid, mille kandidaatriik peab täitma liitu astumiseks. Praeguseks aga on tekkinud olukord, kus juba liitu astunud riigid ei täida neid kriteeriume ning neile ei järgne mitte mingisuguseid tagajärgi. Näiteks on finantskriteeriumite täitmisega probleeme Kreekal, Küprosel, Itaalial ja muudel Lõuna-Euroopa riikidel. Inimõigustega on probleeme Bulgaarias ja Rumeenias. Vähemusi diskrimineeritakse Prantsusmaal, Belgias ja Taanis. Leiame, et praegused kriteeriumid on mitmeti mõistetavad. Ei ole näiteks ära defineeritud, mida täpselt tähendab toimetulek konkurentsi ja turujõududega survega liidus. Leiame, et iga kriteeriumeid rikkunud riigi karistus peaks vastama riigi hetkeolukorrale ehk siis sisepoliitilisele ja majanduslikule olukorrale. Nagu sätestab meie 3. tööklausel, siis karistuse määramisel võtame arvesse eelnimetatud erinevusi riikide vahel. On üsnagi üheselt mõistetav, et majanduskriisis olevale riigile ei saa määrata suuri rahatrahve. Seetõttu pakumegi välja individuaalse karistussüsteemi. Karistusviisideks oleks näiteks hääleõiguse vähendamine Euroopa erinevates institutsioonides, toetuste vähendamine ning rahatrahv. Rõhutame, et Kopenhaageni kriteeriumid oleks sellegipoolest kõikidele riikidele ühesugused, olgugi, et karistusmeetmed on individuaalsed. Jõudsime ka järeldusele, et praegu olemasolevad institutsioonid, mis kontrollivad kriteeriumide täitmist, ei oma piisavalt õigusi, et tagada täielik ülevaade ja osaline kontroll kriteeriumeid rikkunud riikides. Leidsime ka, et seetõttu ei peaks olemasolevaid institutsioone rekonstrueerima, vaid pigem looma uus institutsioon. See uus organisatsioon oleks kõige suurema otsustusõigusega, kuid tema tööd toetaksid ka teised Kopenhaageni kriteeriumide täitmise kontrollimist
kontrollimisega tegelevad institutsioonid. Ühtlasi oleme ka häiritud inimõiguste rikkumise pärast Euroopa Liidus. Toetudes eelmainitud punktidele leiame, et meie resolutsioon on leidnud väga sobiva lahenduse Kopenhaageni kriteeriume mittetäitmise probleemile ja kutsume kõiki üles vastu võtma meie resolutsiooni. Aitäh! Aitäh! Resolutsioonile on esitatud muudatusettepanek, mis puudutab sätet number 5. See säte soovitakse asendada sõnadega soovitab täiendavalt survestada hetkel korruptsiooniga tegelevaid organisatsioone. Ehk siis teine lausepool jäetakse ära. Muudatusettepanekud palun kaitsma tulla Isabel-Marii Esierskal. Aitäh, proua president, austatud presiidium, delegaadid ja külalised. Teen ettepaneku muuta sätet number 5, milleks on soovitab täiendavalt survestada hetkel korruptsiooniga tegelevaid organisatsioone ja palub täiendavalt suurendada töötajate arvu korrumpeerunud institutsioonides. Kutsun üles tühistama teine pool sättest, sest ma leian, et see ei vähenda ei korruptsiooni ega ole ühelegi institutsioonile kasulik. Institutsioonid on igasugused firmad ning riigiasutused. Riigiasutuste all võib näiteks tuua vanglaid. Antud punktist on võimalik kaheti aru saada. Esiteks on antud sätet võimalik mõista, et suurendatakse lihttööliste arvu korrumpeerunud institutsioonides. Kuid miks peaks mingi firma suurendama töötajate arvu ja laienema lihtsalt selleks, et valitsus tahab, et korruptsioon väheneks? Miks peaks korrumpeerunud juhatusega traktorifirma suurendama mootoripoltide töötajate arvu lihtsalt selleks, et vähendada korruptsiooni? Ükski firma poleks sellega nõus. Teiseks, kui aga suurendada korrumpeerunud institutsioonide juhatuse liikmete arvu, siis on 2 võimalikku lahendit. Stsenaariumi. On suur võimalus, et ka uued juhatuse liikmed on korrumpeerunud ning võivad samuti vastu võtta näiteks altkäemakse. Kuid kui näiteks firma juhatusse satub keegi aus inimene, kes tahaks korruptsiooni avalikustada, siis arvatavasti ta ei teeks seda, sest korruptsiooni avalikustamisega kahjustuks firma maine, kuid see on kahjulik nii firmale, juhatuse liikmetele kui ka lihttöölistele. Nendel põhjustel leian, et tuleks kaotada teine pool 5. sättest, jättes alles soovib täiendavalt survestada hetkel korruptsiooniga tegelevaid organisatsioone, sest ma leian, et see on hetkel lahend. Kutsun teid üles hääletama muudatusettepaneku poolt. Aitäh! Aitäh! Kellel üldkogus või komisjonist on muudatusettepaneku kohta küsimusi? Saksamaa 6, palun. Aitäh, proua president. Tekkis selline küsimus, et kuna te ütlesite, et mitte mingit võimalust ei ole selleks, et kui juhatusse panna töötajaid juurde, et nad avalikustaksid selle korruptsiooni, mis seal toimub. Kas te tahate sellega väita ka seda, et ei ole ühtegi pretsedenti sellisele sündmusele, kus need korrumpeerunud juhid oleks paljastatud? Aitäh küsimuse eest. Ei, ma ei leia. Ma tõesti nõustun, et see on võimalus, kuid see on niivõrd väike võimalus. Ma tõin näited ka teised, mis on teised võimalused, mis võib samuti juhtuda. Kellel veel küsimusi on? Slovakkia komisjonist, palun. Aitäh, proua president, austatud muudatusettepaneku tegija. Kas te mõistate, et te olete tegelikult natukene sellest punktist valesti aru saanud? Me ei räägi siin suvalistest traktoriettevõtetest, me räägime siinkohal riigiettevõtetest ja riiklikutest institutsioonidest. Aitäh. Aitäh. Siin ei ole kirjutatud, et riiklikest institutsioonidest esiteks. Seega siin on näha, et see punkt on pandud ebapädevalt kirja. Aitäh. Aitäh, võite kohale ennasta. Kes komisjonis soovib esitada reaktsioonikõne sellele muudatusettepanekule? Belgia, palun.
Aitäh, proua president! Jah, me näeme, et meil on siin sõnastuses väike viga ja me nõustume sellega, aga me tahame selle parandada ja ma seletan lahti, miks see punkt peaks siiski meie arvates alles jääma ja miks on kasulik see töötajate arvu suurendamine korruptsiooni vastu võitlemises. Esiteks ma rõhutaksin veel, et me ei räägi mingitest traktoriettevõtetest, mida me näeme institutsioonide all, on eelkõige riiklikud organid, kus liiguvad suured rahad ja kus reaalselt võetakse vastu mingisuguseid otsuseid. Ja mis see probleem seal on, et võim on koondunud nagu väikese grupi inimeste kätte ja võim on liiga kontsentreerunud. Meie aga tahame lisada sinna töötajaid, et võim oleks jaotunud erinevate isikute vahel ja erinevad isikud saaksid võtta vastu erinevaid otsuseid, ehk siis nagu tekiks mingisugune võimude lahusus institutsioonide siseselt ja sellega me siis tagaksime nagu väiksema korruptsiooni. Ja mis meile toodi, et ka uued need töötajad võivad olla korrumpeerunud, aga me nagu ei näe seda, sellepärast et meie eeldame ikkagi, et need töötajad, kes sinna valitakse, on siis nagu mingisugune komisjon, kes nad sinna tööle valib ja nagu me ei vali korrumpeerunud isikuid sinna tööle. Minu arvates meie plaan on siinkohas väga hea ja see punkt peaks siiski sisse jääma, sellepärast et kaotades see punkt ei võitlegi me korruptsiooniga. Aitäh! Aitäh! Palun komisjonil hääletuseks oma kohtadele naasta. Hääletus algab nüüd. Seitsmekümne 3 poolthääle ning 35 vastuhäälega on see muudatusettepanek vastu võetud. Palun komisjonil naasta üldkogu ette. Alustame avatud debatiga. Kellel on komisjonile küsimusi? Itaalia 30, palun. Aitäh, proua president. Minu küsimus kõlaks 3. tööklausli kohta. Kuidas tagate te selle, et teie individuaalne karistussüsteem toimiks objektiivselt ning oleks õiglane? Slovakkia komisjonist, palun. Aitäh, proua president, aitäh küsijale. Me näeme seda, et me oleme loonud selle kontrollmehhanismilise institutsiooni ning sinna me kaasname töötajad, kes on tõesti oma ala spetsialistid, majanduseksperdid ning kes ei ole riikide poolt mõjutatud, seega nad teevad objektiivseid otsuseid läbi selle. Aitäh. Kellel üldkogust on 3. klausli kohta veel küsimusi? Kreeka 67, palun. Aitäh, proua president. Et te soovite riikidele määrata individuaalsed siis karistusmeetmed, et kui me võtame näiteks rahalise trahvi, kas see siis otsustab mingi komisjon selle või see on võetud siis igale riigile tehakse mingisugune protsentuaalne siis erinevus, et väiksematel riigidel on protsent väiksem, suurtematel suurem.
Belgia komisjonist, palun. Aitäh, proua president, aitäh küsijale, et iga nagu rikkumise korral me rakendaksime individuaalseid meetmeid ja need individuaalsed meetmed ei oleks nagu eri riikide külge kuidagi kinnitatud. Et iga rikkumise korral siis me vaataksime näiteks riigi majanduslikku seisukorda, kui riik on parasjagu majanduskriisis, nagu näiteks Kreeka, siis me ei rakendaks talle rahalist trahvi, vaid me rakendaksime mingisuguse muu meetme. Et meil on karistusmeetmete all on rahaline trahv, hääleõiguse vähendamine näiteks Europarlamendis ja diskussiooni algatamine siis Europarlamendi ja riigijuhtide vahel. Aitäh! Kellel on veel 3. tööklausli kohta küsimusi? Soome 88, palun. Aitäh, härra president, et mul on küsimus, et kuidas te saate riiki sanktsioneerida näiteks selle eest, kui vähemusrahvaid diskrimineeritakse tavakodanike poolt, aitäh? Aitäh, palun korrektselt pöörduda presidendi poole. Kes komisjonist soovib vastata? Slovakkia, palun. Aitäh, proua president, aitäh küsijale. Kopenhaageni kriteeriumid on suunatud riikidele. Kopenhaageni kriteeriumid ei vastuta rahva eest, seega me ei saa sellest karistada riiki, kui see on rahvapoolse näiteks mingi kuriteo läbi tulnud, aga me saame näiteks seda riiki manitseda, et ta algataks näiteks teavituskampaaniat selle koha pealt, et näiteks sellele vähemusgrupile, kellele liiga tehti, algatada tema suhtes selliseid kaitsvaid teavituskampaaniaid ning me leiame, et läbi selle on võimalust sellist viha, kui see on rahva poolt tulnud, vähendada. Aitäh! Võtame uue teema. Leedu 42, palun. Aitäh, proua president. Mul on küsimus 4. klausli kohta. Et teavituskampaaniaid on loodud 10, kuid kas te ei leia, et näiteks kui me toome seksuaalvähemusi pidevalt meedia tähelepanu ette ning rõhutame nende erinevust, siis see pigem just süvendab enamuse poolset vimma nende vastu? Aitäh! Slovakkia komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Meie isiklikult näeme, et seksuaalvähemuste kaitseks ei ole veel piisavalt tööd tehtud. Me ei näe, et kuidagi teavituskampaania rakendamine suudaks viha õhutada, siis peab see teavituskampaania ikka väga-väga halvasti olema tehtud ning sellel me ei lase juhtuda. Teavituskampaania ülesanne on seda olukorda lahendada ning me ei näe mitte mingisugusel põhjusel, et me rakendame selliseid teavituskampaaniaid, mis kuidagi kahjustaks näiteks vähemusrahvuste või seksuaalvähemuste olukorda. Aitäh! Kas on veel küsimusi teavituskampaaniate kohta? Holland 30, palun. Aitäh, proua president, olen Itaalia. Küsimus oleks, et ja sellesama palun lugupidamist presiidiumi vastu. Okay. Miks ei ole praegused teavituskampaaniad efektiivsed ning kuidas te muudaksite neid tõhusamaks, sellepärast et tegelikult neid kampaaniaid on kõikide nende vähemusgruppide vastu juba rakendatud piisavalt, näiteks Tartus teeb LGBT selts iga nädal üritusi. Miks te arvate, neid ei ole piisavalt ja kuidas te muudaksite neid efektiivsemaks? Aitäh! Rootsi, palun komisjonist. Aitäh, proua president. Me leiame, et näiteks osadele vähemusgruppidele ei ole piisavalt teavituskampaaniaid korraldatud näiteks mustlaste olukorrale ja alati saab ka rohkem teha, et aitäh. Aitäh, võtame järgmise teema. Slovakkia 101, palun.
aitäh, proua president. Küsimus teise tööklausli kohta. Siin pakute välja, et loote uue institutsiooni. Mul on küsimus, mis saab vanadest institutsioonidest ning paluksin siis lühidalt välja tuua, et mis oleks uues nõnda palju parem, et meil oleks just tingimata vaja uut ja mitte siis vanu parandada. See on fakti küsimus, millele tegelikult eile juba vastati. Võtame järgmise küsimuse. Rootsi 96, palun. Aitäh, proua president. Ma vaatan siin 6. tööklauslit ning mulle jääb segaseks, et mida oleks vaja täiendavalt kontrollida korrakaitsejõudude töös. Äkki oskate selgitada? Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Kas te saaksite palun korrata? Aitäh, proua president. Mida oleks vaja täiendavalt kontrollida korrakaitsejõudude töös, vaadates tööklauslit number 6? Veelgi palun komisjonist. Aitäh, proua president, aitäh küsimuse eest. Nagu mida me näeme tegelikult probleemina on Ida-Euroopa riikides näiteks politsei väärkasutab vange ja rakendab liigset jõudu ja nende tööd peaks kontrollima ja Euroopa Liit peaks siis nagu suunama riikide valitsusi nagu muutma siis seda politseitööd. Aitäh. Aitäh. Kas kellelgi on veel 6. tööklausli kohta küsimusi? Hispaania 76, palun. Aitäh, proua president, et te toote välja, et riikide valitsused peaksid ise nende korrakaitsejõudude tööd kontrollima, kuid korrakaitsejõud ju otseselt alluvadki riikide valitsusele ja siiamaani ei ole seal nagu otseselt asju paremaks läinud. Et kas näiteks ei oleks mõttekam luua mingisugune üle-euroopaline kontrollmehhanism, mis kontrolliks, et kõiki standardeid täidetakse täielikult? Aitäh. Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Julgustan ka teisi liikmeid vastama. Rootsi, palun. Aitäh, proua president, et me loomegi ju organisatsiooni, mis tegeleb Kopenhaageni kriteeriumide täitmise kontrolliga ja kuna üks Kopenhaageni kriteerium on inimõiguste tagamine, siis see lähebki see organisatsioon võiks ka tegeleda selle probleemiga. Kas kellelgi on veel selle sama teema kohta küsimusi? Võtame järgmise teema. Iirimaa 49, palun. Aitäh, proua president. Te mainisite enda avakõnes probleeme, mis on igas riigis, aga kas see on siis täiesti niimoodi ära lahterdatud, et igal maal on enda erinev probleem või see on siis üldisem? Slovakkia komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Ei, muidugi ühel riigil ei ole ainult ühesugused probleemid. Mõningatel riikidel võib olla ka väga erinevate sisuga probleeme, näiteks nagu Rumeenia, kus on praegusel hetkel suured parteid takistavad väikeste parteide esile tulekut, samuti seal rikutakse vangide õigusi samal ajal rikutakse mustlasõigusi. Seega me ei saa öelda, et ühel riigil on ainult ühesugused probleemid. Me lihtsalt tõime oma avakõnes erinevaid näiteid selle kohta, kus need probleemid praegusel hetkel on kõige suuremad ja kus neid kõige rohkem praegusel hetkel esineb. Aitäh. Aitäh. Prantsusmaa 9, palun. Aitäh, proua president. Sooviksin küsida, te siin ei taotle igale liikmesriigile individuaalseid kriteeriume,
kuid samas soovite individuaalseid karistusmeetmeid, et kuidas loodate selle saavutada? Aitäh. Itaalia komisjonist, palun. Aitäh, proua president. See toimib nii, et nagu praegugi jäävad Kopenhaageni kriteeriumid kõikidele riikidele täpselt samasuguseks. Me ei tee selles osas mingeid järeleandmisi mitte kellelegi. Kuid kui kriteeriume on rikutud, siis me, nagu ka Belgia juba enne mainis, siis vaatame nende poliitilist ja majanduslikku seisu ja otsustame selle järgi, milliseid karistusmeetmeid rakendada. Aitäh. Kellel on veel sama teema kohta küsimusi? Saksamaa 6, palun. Aitäh, proua president. Tahaks siis välja uurida, et miks on niimoodi, et kõik riigid peavad läbima täpselt samad kriteeriumid, et sinna liitu sisse saada, kuid kui nad sinna juba korra jõudnud on, siis nad saavad erinevaid karistusi täpselt selle sama probleemi eest. Ja küsiks siis taas kord, et kuna ma eelmise vastusega väga rahul ei olnud, et miks te arvate, et see ei vii selleni, et need otsused ei tule objektiivsed? Kas te saaksite oma küsimuse ümber sõnastada lühemalt võib-olla? Aitäh, proua president, ikka saab. Tahaksin siis küsida seda, et miks on sissevõtmiskriteeriumid erinevad, ühesugused, kuid karistusmeetmed on erinevad, kuigi nad peaksid olema ühe liidu liikmed ühesuguse tasemega. Ja tahaks küsida ka lisaks veel juurde, et miks siis te arvate, et see tõesti, et see ei ole võimalik, et otsus tuleb Belgia komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Vastates esimesele küsimusele, kriteeriumid peavad olema kõikidele liikmesriikidele või kandidaatriikidele samad, sellepärast et me tahame Euroopa Liidus, et kõikides riikides oleksid tagatud sarnased asjad, näiteks inimõigused, vaba turumajandus ja läbipaistvad valitsussüsteemid ja erinevaid karistusmeetmeid vajame me sellepärast, et näiteks riikide majanduslikud seisud on erinevad. Me ei saa kehtestada Eestile ja Saksamaale ühesuguse suurusega trahvi ühesuguse asja rikkumise eest. Me ei saa näiteks Hispaaniale ja Rumeeniale praegu määrata samasugust trahvi ja sellepärast me tahame rakendada individuaalseid karistusmeetmeid, kuid me ei taotle mingisuguseid individuaalseid kriteeriume. Kriteeriumid peavadki jääma väga laiapõhjaliseks, et oleks tagatud igas riigis inimõigused ja kõik, mis ma juba varem mainisin teisele küsimusele, ma praegu ei vasta, kuna see jäi arusaamatuks komisjonile. Aitäh. Aitäh. Holland 39, palun. Aitäh, proua president. Küsimus siis selle kohta, et kuidas te tagate sellega siis õigluse, et riik, kelle majandusjärg on paremas seisus, siis nagu temal on siis suuremad karistused kui sellel riigil, kelle majandus on halvemas seisus. Aitäh. Saksamaa komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Selleks on meil siis ikkagi juba mainitud eelselt ka siis kontrollorganisatsioon, mis siis vaatab selle riigi probleeme ja otsustab, siis seal on siis need spetsialistid, kes annavad otsuse. Aitäh. Kas kellelgi on sama teema kohta veel küsimusi? Läti 115, palun. Aitäh, proua president, et miks peaks üldse teised Euroopa riigid siis sellise ebaõiglusega leppima, et nagu nemad teevad kõik õieti, aga need riigid, kes ei tee õieti, et neile siis on mingid põhimõtteliselt erilised karistused?
Hispaania komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Küsimus ei ole selles, et kui keegi teeb midagi õigesti, et ta saab karistada. Selle eest ei saa karistada, kui kriteeriume täidetakse. Kui kriteeriume ei täideta, siis leitakse individuaalsed ja kõige tõhusamad karistusmeetmed vastavalt olukorrale, riigi olukorrale. Aitäh! Aitäh! Sellega on avatud debatt lõppenud. Kes soovib komisjoni resolutsiooni vastu esitada vastukõne? Kreeka 67, palun. Aitäh, proua president. Lugupeetud presiidium, austatud esimehed, delegaadid. Meie üldkomisjon soovib teises klauslis luua uusi institutsioone, mis kontrolliks Kopenhaagenite kriteeriumite täitmist. Aga meil on hetkel, nagu nad juba eile faktiküsimustes ütlesid, 3 sellist organisatsiooni, mis sellega tegelevad, ainult et neil ei ole volitust midagi reaalselt läbi viia, vaid nad ainult soovitavad. Kas ei oleks mitte mõttekam anda siis neile 3 institutsioonile siis vastavad volitused, et nad saaksid ka midagi reaalselt läbi viia, mitte teha selle jaoks veel uuesti üks uus organisatsioon, millele me siis kulutame veel maksumaksjate raha nii ametnikele kui organisatsiooni loomisele. Ja kas siis need 3 teist organisatsiooni, neil jääbki lihtsalt soovitav eesmärk ja neil ongi ainult võimalus soovitada, mitte midagi muud teha. Siis tooks välja, et jumal tänatud, et 5. klausel välja võeti, sest kui me lisame olemasolevatesse bürokraatlikesse institutsioonidesse veelgi rohkem ametnikke, siis kas üldkomisjon tõesti arvab, et sinna siirdudes ei muutu ka viimased usaldusväärsed ametnikud riigireeturiteks, sest on ju lihtsam minna vastuvoolu teed. Kui me võtame tõrvapoti ja paneme sinna sisse paar tilka mett, kas te arvate, et siis see on söödavam? Täpselt samamoodi juhtub, kui me võtame täiesti valitsuse, mis on täis bürokraatiat, paneme sinna mõned ametnikud, kes ei oleks bürokraatlikud, kas siis valitsus oleks selle pärast pädevam? Samuti kutsub üldkomisjon üles vaatama kriteeriumid, kõrvaldamaks võimalikke mitmeti mõistetavusi. Aga siin ma loeks need 3 põhipunkti Kopenhaageni kriteeriumitest ette. Toimiva demokraatliku süsteemis olemasolu, mis austab õigusriiki, inimõigusi ja vähemusrahvaid. Toimiva turumajanduse olemasolu, mis oleks Euroopa Liidu siseselt konkurentsivõimeline. Euroopa Liidu seadusaluse omaks võtmine ja rakendamine ning avaliku halduse vastavalt kohad. Siin ma tooks välja, et näiteks Taani, mis on ju Kopenhaageni kriteeriumite kodu, seal keelati ära islamistide televisioon ja ka minu arust ajakirjandus, kas ei ole inimõiguste rikkumine seal kohas, kus see seadus võeti vastu. Siis võtame näiteks Kreeka. Isegi kui me ei tee neile rahalisi trahve, seega me vähendame nende hääleõigust. Kas ei ole mitte inimõiguste piiramine? Sellega ju suureneb bürokraatia, sest me võtame riigilt ära tema hääle tegemise võimalust ja oletame, et neid riike on näiteks 3 tükki, neilt võetakse ära hääleõigused ja seega hakkavad valitsema, 3 Euroopa suuremat riiki ja neil on võimalus viia läbi kõik see, mida nemad soovivad. Kas see ei ole mitte bürokraatia sünd ja areng? Aitäh ja sellega ma kutsungi hääletama üldkomisjoni resolutsiooni vastu, sest see on ebapädev. Aitäh! Kes komisjonis soovib esitada oma resolutsioonile lõpukõne? Slovakkia, palun. Aitäh, proua president, austatud üldkogu. Ma sooviksin oma lõpukõnes kõigepealt ära rääkida, kuidas me oleme lubanud üldkomisjoni resolutsiooniga lahendanud Kopenhaageni kriteeriumitega kaasnevad suurimad kahjud, kuidas me oleme suutnud need ära kaotada.
probleemid, ning siis vastata delegaatide kriitikale. Mida me praegusel hetkel näeme, siis 1993. aastal loodi Kopenhaageni kriteeriumid, aga kui me vaatame praegu tänapäeval, siis mis on praegune seis? Euroopa Liidul puudub igasugune kontrollmehhanism, et neid kontrollida. Meil on praegusel hetkel nõuandvad komisjonid, näiteks nagu on seda Veneetsia komisjon. Veneetsia komisjon tuleb kokku iga 4 aasta tagant, et anda teatud Euroopa Liidu liikmesriikidele nõu, aga see meie jaoks ei ole efektiivne. Meil on vaja institutsiooni, kellel oleks tõesti käsisees ja kellel oleks volitusi midagigi teha, sellepärast et praegusel hetkel need institutsioonid on täiesti ebaefektiivsed ja nendel institutsioonidel on ainult nõuandev mõte. Selleks, et tagada Kopenhaageni kriteeriumite täitmine, meil on vaja uut institutsiooni, millel tõesti oleks volitusi, millel tõesti oleks kontrollivõime. Samuti puuduvad praegusel hetkel igasugused survestamisvahendid, neid me peame samuti tooma juurde, et tagada üldse Kopenhaageni kriteeriumite täitmine. Seega, kuidas me oleme probleemi lahendanud, siis üldkomisjoni resolutsiooniga me tegelikult ju oleme selle institutsiooni loonud, kellel on piisaval määral volitusi. Ja kui meie teema sõnastus ütleb, et resolutsioon teemal, kuidas tagada Euroopa Liiduga liitunud riikides Kopenhaageni kriteeriumite täitmine, siis me oleme sellega juba hakkama saanud. Meie jaoks on põhiline Kopenhaageni kriteeriumid. Praegusel hetkel neid põhimõtteliselt lihtsalt ei ole olemas, sellepärast et nende tagamine, neid lihtsalt ei täideta väga paljudes riikides. Seega, kui me oleme loonud see kontrollmehhanismi, siis me oleme täitnud selle 3 päevaga selle ülesande, et Kopenhaageni kriteeriumine tagamine sooritada. Ning seega me näeme, kuidas kõik need Kopenhaageni kriteeriumid peale meie resolutsiooni rakendamist tegelikult tulevad poliitiliste kriteeriumite täitmine, näiteks nagu inimõiguste austamine ning vähemuste kaitse ning nagu majanduslikult pooled, näiteks nagu toimiv turumajandus. Liikudes edasi delegaatide kriitika suunas ning vastaksin siin vastukõne sooritanud Kreeka delegaadile. Talle jäi austatud delegaadile jäi arusaamatuks, miks meile praegusel hetkel on vaja seda uut institutsiooni. Ma juba tegelikult seda natukene põhjendasin. Nad on omas ametis praegu juba väga head, nad tõesti annavad head nõuannet, kuidas riikidel neid kriteeriumi täita, aga me näeme, et riigid ei saa nendega tihtipeale hakkama ja meil on vaja sellist institutsiooni, millel tõesti oleks volitusi, et me saaksime neid täita ja sellega me olemegi loonud. Me ei ütle, et need institutsioonid, näiteks nagu ombudsman või Veneetsia komisjon kaoks mingis mõttes ära, ta jääb alles, temale jääb nõuandev roll. Meil on vaja institutsiooni, mis tõesti tagaks Kopenhaageni kriteeriumite täitmise. Seega samuti oli probleeme, kuidas hääleõiguste äravõtmine on ebademokraatlik, aga vaadake, meil on tõesti vaja mingisugust survestamisvahendit ja teatud riikides see täitmine tagada. Lihtsalt praegusel hetkel me näeme, näiteks võtame väikse riigi, võtame suure riigi, tähendab Saksamaa, temal ei ole mõtet, lihtsalt see ongi individuaalne lähenemine, temal ei ole mõtet rakendada rahalisi trahve, sest tal on raha juba, tal on seda piisaval määral, milles seda maksta. Näiteks Saksamaal ongi väga kasulik just teatud institutsioonides, mis valdkondades ta rikub neid inimõigusi, seal institutsioonides vähendada hääleõigust, et juhinduda probleemi Saksamaale ning teha võimalikuks see, et Saksamaa selle koha pealt hakkab muutuma. Seega kõigi nendel põhjustel, kuidas me oleme tegelikult Kopenhaageni kriteeriumitega täitmise Palun võtke oma kõne kokku. Täitmise taganud, ma palun teid hääletada üldkomisjoni resolutsiooni poolt. Aitäh. Aitäh. Palume üldkomisjonil naasta oma kohtadele. Hääletus algab nüüd.
50 poolthääle, 47 vastuhäälega, 12 erapooletuga ning komisjoni esimeeste heakskiiduta on resolutsioon vastu võetud. Kutsume üldkogu ette õiguskomisjoni. Resolutsioon Euroopa Liidu kodanike suunal teostatava luure teemal. Millised peaksid olema Euroopa Liidu liikmesriikides kodanike järele luuramise tingimused, meetodid ja piirangud? Kuidas peaks Euroopa Liidu liikmesriigid suhtuma liikmesriikidest väljaspoolt Euroopa Liidu kodanike suunal teostatud luuresse? Kes komisjonis soovib ette lugeda tööklauslid? Bulgaaria, palun. Aitäh, proua president. Õiguskomisjon esitab alljärgneva resolutsiooni Mudel Euroopa Parlamendile. Mudel Euroopa Parlament nõuab tungivalt Euroopa Liidu kodanike järele põhjendamata luure lõpetamist ja Euroopa Liidu kodanike inimõiguste austamist. Julgustab ÜRO-d deklareerima enda halvakspanu inimõigusi rikkuva luuretegevuse suhtes ning kutsub ka teisi riike antud deklaratsiooniga ühinema. Kutsub täiendavalt üles eraettevõtteid piirama luureagentuuridega jagavat infot. Kutsub üles riike tegema terrorismi ja kuritegevuse vastast luurealast koostööd, tegutsedes samas vajaduspõhiselt ja rangelt seaduste piires. Loob töörühma, mis analüüsib ning leiab lahendusi luurealaste seaduste, kontrollmehhanismide ja rahvusvaheliste lepete probleemidele. Nõuab tungivalt, et Euroopa Liidu liikmesriigid parandaksid ja täiendaksid enda seadusi, kaotamaks nendes olevad puudujäägid luuretingimuste, põhjendatuse ja kontrolli ning luureinfo kasutamise osas. Tunnustab Ameerika Ühendriikide presidenti algatatud reformide eest ning kutsub liikmesriike üles neist eeskuju võtma. Soovitab Euroopa Liidu liikmesriikidel pöörata rohkem tähelepanu info krüpteerimisele. Kutsub üles Euroopa Liidu liikmesriike põhjalikult reformima oma luureorganisatsioone, läbi vaatama ja parandama nende töömeetodeid ning tõhustama nende üle teostavat kontrolli. Palub riikidel inimeste privaatsuse kaitseks rakendada luureagentuuridele täiendavaid piiranguid andmete kogumisel. Nõuab tungivalt, et liikmesriigid tegeleks vilepuhujate juhtumitega individuaalsel baasil. Palub Mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesolev resolutsioon Eesti Vabariigi Riigikogule. Aitäh! Kes komisjonist soovib esitada avakõne? Slovakkia, palun. Aitäh, proua president. Austatud presiidium, delegaadid, külalised. Meil on probleem. Luuretegevus on ületanud igasugused mõistlikkuse piirid. Osad inimesed leiavad, et tänapäeval ei eksisteeri enam üksikisiku privaatsust. Meie komisjon on sellele väitele vastu ning resolutsiooni koostades keskendusime just kodanike õiguste kaitsele. Meie arvates on ja jääb inimeste eraelu puutumatus üheks oluliseks inimõiguseks ning peaksime kõik panustama, et seda kaitsta. Mõni aeg tagasi välja tulnud info peaks näema punase lipuna meile kõigile.
Briti ajaleht The Guardian avalikustas 2013. aasta juuni alguses Ameerika luure ulatuslikkuse. NSA ehk National Security Agency on üle maailma talletanud üle 128 miljardi, kordan, üle 128 miljardi telefonikõne, kuid telefonikõned moodustavad vaid väikse osa luuretegevusest. Mõned päevad hiljem selgus, et tehti koostööd paljude internetiettevõtetega, näiteks Google, Facebook, Microsoft, millel on ligipääs suurele kogusele privaatsele infole. Seda firmade nimekirja võiks otse loomulikult jätkata. Firmad jagasid isikute andmeid, lisatud pilte, vestlusi, e-maile ning muud üldiselt privaatseks peetavat. Tegevuse kooskõla seadustega tekitab tugevaid kahtlusi. Skandaalist ei jäänud puutumata ka Euroopa Liidu liikmesriigid. Toodi välja Suurbritannia luureagentuuri GCHQ ning ka rootslaste FRA seotus. Lisaks selgus tõsiasi, et NSA kuulas pealt erinevate riigijuhtide era- ning töövestlusi. See kõik tekitas rahvusvahelistesse suhetesse pingeid, umbusaldust ning juhtis tähelepanu faktile, et midagi on vaja kiirelt ette võtta. Meie, õiguskomisjon, püüdsime leida lahendusi kõige aktuaalsematele probleemidele. Võtsime vaatluse alla regulatsioonide ning seadusandluse puudused, rahvusvahelised lepped ja kontrolli luuretegevuse üle. Arutlesime ka infolekete ning whistleblowerite, eesti keeles siis vilepuhujate teemal. Probleemide sõnastust ning nende lahendusi näete resolutsiooni näol loodetavasti enda ees laual. Oma lahendustes toetusime Euroopa Liidus välja antud dokumentidele ning direktiividele. Leiame, et meie resolutsioon on asjakohane ning vajalik. Seega, kui leiate, et inimeste privaatinfo peaks jääma privaatseks ja leiate, et liigne luuramine on tõepoolest probleem, kutsume üles teid usaldama meie otsuseid ning toetama meie resolutsiooni. Aitäh! Resolutsioonile ei ole laekunud ühtegi muudatusettepanekut. Liigume avatud debati juurde. Kes üldkogus soovib esitada küsimusi õiguskomisjonile? Rootsi 91, palun. Aitäh, proua president. Sissejuhatavas klausis C mainite te kooskõlastamata rahvusvahelist luuretegevust. Siiski olete te oma resolutsioonist välja jätnud väga tähtsa punkti, milleks oleks ühtse Euroopa Liidu pädevate luurealaste seaduste väljatöötamine ning rakendamine kõikides liikmesriikides. Aitäh! Kas palun saaksite korjata oma küsimust? Aitäh, proua president. Sissejuhatavas klausis C mainite te kooskõlastamata rahvusvahelist luuretegevust, kuid te jätate välja väga tähtsa punkti oma resolutsioonist, milleks oleks siis ühtse Euroopa Liidu pädevate luurealaste seaduste väljatöötamine ning rakendamine kõikides liikmesriikides. Kes komisjonist võiks vastata? Rootsi, palun. Aitäh, proua president. Esiteks Euroopa Parlament ei saa sundida ühtegi riiki konkreetseid seaduseid vastu võtma, aga meie tööklauslites on seadusandluse muudatused seoses luure luuretegevuse kontrolli ja luure siis, kuidas seda tehakse, millal seda tehakse, miks seda tehakse ja nii edasi, on seadusandluse muudatused ära mainitud. Aitäh. Rootsi 96, palun. Aitäh, proua president. Ma vaatan siin sissejuhatavat klauslit B ning mul tekib küsimus, kuidas me teame, et Venemaa Euroopa Liidu vastu luuretegevust teostab. On teil tuua näiteid või selgitust? Aitäh. Komisjonist Slovakkia, palun. Aitäh, proua president. Antud küsimusele saame tuua konkreetse näite viimaselt G20 kogunemiselt, mis toimus siis Venemaal ning seal jagatud kingikottides olid telefonilaadijad ning USB mälupulgad, mille peal olid troojahobused ehk siis viirused, mis oleksid olnud võimelised
eraarvutitest ning telefonidest saladusi ja sealset infot kätte saama. Aitäh. Kas kellelgi üldkogust on selle teema kohta veel küsimusi? Kes üldkogust soovib uue teema pakkuda? Leedu 42, palun. Aitäh, proua president. Mul on üleüldine küsimus, et te keskendute vaid luurele internetis, kuid kas te tooksite välja, kuidas teie resolutsioon lahendab muid luurevorme, nagu näiteks luurelennukid ja nii edasi? Aitäh. Kes komisjonist soovib küsimusele vastata? Kreeka, palun. Aitäh, proua president. Me oleme välja toonud, et me uuendame seaduse ja täiendame seadusauke, mille all me mõtleme ka siis teiste luuretüüpide täiendamist. Aitäh. Bulgaaria 109, palun. Aitäh, proua president. Mul on küsimus klausel 11 kohta, kus on räägitud vilepuhujatest. Miks peaksid liikmesriigid tegelema vilepuhujate juhtumitega individuaalsel baasil, kui põhimõtteliselt on vilepuhujate näol tegu riigireeturitega? Aitäh. Komisjonist Suurbritannia, palun. Aitäh, proua president. Aitäh, proua president. Tähendab, on olemas juhtumeid, kus käsutletakse vilepuhumist individuaalsel baasil või kus võiks käsitleda vilepuhumist individuaalsel baasil ja seda just sellepärast, et seadustes on ette nähtud, et kui nii-öelda info avalikustamine aitab ära hoida mingi suurema korruptsiooni või päästab kas või inimelu, on see õigustatud. Aitäh. Saalist 30 Itaalia, palun. Aitäh, proua president. Ma küsiksin komisjonilt, kuidas on võimalik teha näiteks terrorismivastast luurealast tööd ilma ühtegi seadust rikkumata ning rangelt seaduse piiridest püsides? Aitäh. Komisjonist Kreeka, palun. Aitäh, proua president. Meil on ju toodud ette kriteeriumid, mille järgi võib luurata, samamoodi on teatud luuramise jaoks vaja küsida siis prokurörilt, kohtult siis luure jaoks order ja kui seda pole olemas ja samal ajal luuratakse, siis see on juba seadusevastane luuramine. Aitäh. Kas kellelgi on saalist veel selle teema kohta küsimusi? Slovakkia 100, palun. Kas te soovite sõna? Palun vajutage sõna nuppu siis. Ei, aitäh, proua president, ma ei soovi sõna, ma taganesin. Suurbritannia 64. Aitäh, proua president. Kas te soovite, et eraettevõtted ei jagaks luureagentuuridele infot, samal ajal aga tehtaks luurealast koostööd just terrorismi ja kuritegevuse vastu? Kuidas see toimiks? Hispaania komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Me hetkel leiame, et hetkel toimiv süsteem, kus luureagentuuridel on võimalik täiesti seadusevastaselt saada ligipääs väga suurele hulgale andmetele, mis levivad siis erinevate firmade andmebaasidest ning et samuti on võimalik saada ligipääs näiteks isegi kolmanda isiku sõbra andmetele, kes võiks sellega seotud olla. Meie näeme, et see on liiga palju. Meie soovime, et luureagentuurid peaksid rangelt järgima seadust ning väga rangelt järgima ka kohtuotsuseid selles osas, milliseid andmeid nad võivad reaalselt erinevate firmade käest saada. Aitäh. Prantsusmaa 9, palun. Aitäh, proua president. Oleks küsimus klausel 9 kohta. Toote siin välja, või et
mida kujutab teie meelest siis nende tõhustamine luureorganisatsioonide just Euroopa Liidu liikmesriikide poolt siis nende luureorganisatsioonide üle teostatavat kontrolli, sest kõik ülesanded ju tegelikult, mis neile on antud, on nende riikide enda poolt. Aitäh. Kes komisjonist sooviks küsimusele vastata? Soome, palun. Aitäh, proua president. Siin on selline probleem, et praegusel hetkel paljude luureorganisatsioonide puhul ei ole mitte mingisugust kontrollmehhanismi, mis kontrolliks, kuna nende töö olevat liiga salajane. Et tegelikult peaks olema igasuguse luuretegevuse kohta olemas mingisugused kontrollijad, kes kontrollivad nende tegevust ja selle vastavust seadustele. Aitäh. Kes saalist sooviks küsida sama teema kohta? Saksamaa 6, palun. Aitäh, proua president. Kuid kas nende samade kontrollijatega ei tekiks sama probleemi, et ka nemad on nii-öelda selles suletusringis, kuhu jäävad siis praegusel hetkel need luureorganisatsioonid, kes väidavad, et nende töö on lihtsalt liiga salajane, et seda avalikustada? Aitäh. Komisjonist Prantsusmaa, palun. Aitäh, proua president. Et kuna me tahame tõhustada ka kontrolli inimeste üle, kes töötavad luureorganisatsioonides, siis arvatavasti kehtib see ka inimeste kohta, kes kontrollivad, sinna ei saa suvalised inimesed ning kuna tegemist on väga salajase infoga, peavad need inimesed samuti väga tõhusalt olema kontrollitud ning tuleb iga võimalusel vältida seda, et need inimesed üldse võetaks kuidagi kontrolli alt väljas või jälgitaks nende inimeste tööd. Kes üldkogus soovib esitada uue küsimuse? Kreeka 68, palun. Aitäh, proua president. Minu küsimus on, et milline on põhjendatud luure? Et oma punktis A ütlete, et te olete mures riikide põhjendamatust luurest Euroopa Liidu kodanike vastu, aga minu küsimus on, et milline on siis põhjendatud, et kuidas neil siis vahet teha? Aitäh. Soome komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Põhjendamata luurena me saame praegusel hetkel välja tuua näiteks sellise asja, et kui meil on mingisugune kahtlusalune ja tema sõpru jälgitakse ja salvestatakse nende andmeid. Põhjendatud luure on siis see, kui meil ongi reaalselt kahtlusalune, tema kohta on saadud kohtult order ja siis tema järgi luuratakse või teda jälgitakse. Aitäh. Saksamaa 8, palun. Aitäh, proua president, Prantsusmaa. Kuidas Euroopa Liit teostab kontrolli selle üle, kas liikmesriigid rakendavad piiranguid andmete kogumisel luureagentuuridele? Punkt 10. Aitäh. Kes komisjonist saaks vastata? Kas delegaat saaks oma küsimust korrata, palun? Aitäh, proua president. Punktis 10 te palute riikidel rakendada piiranguid andmete kogumisel luureagentuuridele ning minu küsimus seisneb selles, et kuidas Euroopa Liit teostab kontrolli selle üle, kas riigid rakendavad piiranguid luureagentuuridele info kogumises. Aitäh. Komisjonist Slovakkia, palun. Aitäh, proua president. Üldiselt meil on sellist kontrolli üsna raske teostada, kuid antud klausliga soovime rohkem võtta seisukohta, et meie arvates on see vajalik ning tänu sellele siis ka eeldame, et meie seisukohavõttu võetakse piisavalt tõsiselt ning andmeid hakatakse rohkem kaitsma. Aitäh. Kes üldkogus soovib küsida uue küsimuse? Slovakkia 100, palun. Aitäh, proua president. Te soovite piirata luureagentuuride tööd 10. klauslis, kuid kas te ei arva, et luureagentuurid on praegu juba suhteliselt sõltumatud agentuurid ning neil on väga raske rakendada mingisuguseid erinevaid karistusi? Aitäh. Komisjonist Rootsi, palun.
Aitäh, proua president. Me leiamegi, et see ongi probleem, et nad on nagu eemale jäänud üldistest riigi seadustest, nad arvavad, et nad võivad teha, mis nad tahavad ja meie leiame, et see meie resolutsioon nagu üritab neid tagasi tuua mõistlikkuse piiridesse ja üritab siis kaitsta inimõigusi ja sealjuures olla seaduste piires. Aitäh. Kes üldkogust soovib küsida uue küsimuse? Kas keegi üldkogust sooviks esitada vastukõne? Slovakkia 109, palun. Aitäh, proua president. Lugupeetud delegaadid ja saalis viibijad. Nõustun, et tänapäeval on üha tõsisemaks probleemiks saamas luuramine, seda kõikides riikides. Ma nõustun väitega, mida on esitanud õiguskomisjon. Kuid ma tahaksin tuua ka vastuväiteid. Näiteks tegutseb USA-s telefonifirma AT&T, mis ei maksa oma tegevuse pealt suuri makse, jagades teatud infot valitsusega. Firmadele ei rakendata sanktsioone riigis, kus on nad jaganud tegelikult valitsusega salajasi andmeid, mis on minu meelest üks suur probleem. USA president ei oleks sobilik näiteks tuua, arvestades, et ka tema õigustab ikka veel NSA tegevust ning pole ametlikult vabandanud skandaali pärast, kus luurati siis Euroopa Liidu kodanike järel. Kui valitsuses peaksid krüpteerimisele pöörama tähelepanu, tekib oht, et kodanikud, kes seda juba teevad, nende info võib sattuda tegelikult luureasutustesse ja nemad võivad sattuda kahtluse alla, miks nemad küll krüpteerivad oma infot. Riigid ei astuks mitte kunagi vastu luureagentuuride tegevusele, tuues vastuseks ohu terrorismile, mis on ka olnud USA peamine seisukoht, kui neilt on küsitud NSA skandaali kohta. Te soovitate whistleblowerite vastu rakendada individuaalseid meetmeid, samas kui on tegu valitsuse ehk siis ka riigi usalduste reetjatega. Minu meelest on see vale, sellepärast, et kuna nemad on tegelikult riigireeturid riikide silmis, ei saa nende vastu ka rakendada individuaalseid meetmeid. Ma tooksin näitena välja näiteks üks Pirate asutajatest Peeter Sunde, keda jälitatakse pidevalt ka erinevate meediafirmade poolt ning tema võitlus selle vastu, et lõpetataks tegelikult üldse suur luuramine, on olnud Rootsi riigile täiesti vastuvõetamatu. Tõin välja punkte, mis on vastuolulised, sest minu arvates ei ole õiguskomisjoni taustauuring antud probleemi suhtes olnud piisav. Paneksin hingele saalis viibijatele, et privaatsus, näiteks internetis, on igaühe enda teha. Selle jaoks on võimalik näiteks kasutada veebibrauserit Tor, mis iga kord valib uue identiteedi. Loobuma näiteks firmade nagu Google teenuste kasutamisest. Kutsun teid üles hääletama selle resolutsiooni vastu. Aitäh! Kes komisjonist soovib esitada lõpukõne? Rootsi, palun. Aitäh, proua president. Oma lõpukõnes ma esiteks vaidleksin siis kriitikuga, kes arvas, et meie resolutsioon ei kõlba mitte kuskile. Esiteks ta nõustub meie probleemidega ja selle vastu ma ei hakka vaidlema, aga ta tahaks tuua vastunäited, et AT&T kui erafirma jagab informatsiooni selle eest, et tal on maksusoodustused. See ongi probleem, mida me üritame lahendada praegusel hetkel selle resolutsiooniga. See on möödunud asi ja kui me loodame, et Euroopa Liit näitab selle vastu nagu halvaks panu ja nagu
Euroopa Liidu halvakspanu on juba piisavalt suur põhjus, miks peaksid riigid nagu oma tegusid nagu ümber mõtlema või vähemalt selle üle nagu mingisuguseid otsuseid tegema. Siis rääkis ta, et Obama õigustab NSA-d. Obama on tegelikult täiesti nullfiguur NSA juures, sellepärast et Obama räägib üks päev ühte juttu, teine päev teist juttu. Obama ei ole praegusel juhul oluline. Obama juures meie jaoks on oluline see, et ta üritab reformida siis luureseadusi konkreetselt, aga NSA puhul ei ole temast vaja rääkida, sest ühel päeval ta õigustab NSA-d, teisel päeval ta ütleb, et NSA on paha. Siis on see, et luureagentuur ei saa kontrollida, sest nad õigustavad enda tegusi seda, et on ohu terrorismile. Meie leiame, et ohu terrorismile saab ka ära põhjendada. Selle jaoks ei ole vaja teha nagu ilma mingisuguse põhjuseta lihtsalt otsida kogu maailma informatsiooni sotsiaalmeediast, telefonikõnedest, kus iganes, vaid selleks saab ikkagi piiritleda, seda ei ole vaja nagu koguda juhuslikku informatsiooni. Siis rääkis sellest, et vilepuhujad individuaalsel baasil süüdistamine on vale, sellepärast, et nad on tegelikult riigireeturid. Me leiame, et riigireetmine on üsna karm sõna ning selleks, et seda nagu välja pritsida, peaks olema päris korralikult aluseid, aga praegustel juhtumitel, mis on viimaste aastate jooksul olnud, nii Pirate Bay välja toodud näite puhul, keda mingil vahepeal süüdistati ka riigireetmise poolt, nii Snowden kui Assange näiteks, siis nende puhul oli esimene asi, mis neile öeldi, et nad on riigireeturid, nad on riigisaladusi rikkunud. Aga tegelikult, kui seda nüüd juurelda, siis saab sinna nagu vastukaaluks öelda seda, et riigid, kelle vastu nad nii-öelda astusid, on rikkunud konkreetselt kas inimõigusi, mingeid muid tähtsaid seadusi ja nii edasi ja nii edasi. Seda tuleks konkreetselt üle vaadata, enne kui kedagi tembeleda riigireeturiks. Siis ma tahaksin rääkida sellest, et ta mainis, et privaatsus on igaühe enda teha. Me ei saa loota, et 60-aastane vanaema hakkab Tor Networki kasutama. See ei ole reaalne. Euroopa Liit peaks vähemalt aitama inimestel suunata oma tegusid sellele, et enda isiku privaatsust kaitsta ja sellega oma inimõigusi kaitsta, säästa, mida iganes. Ma lõpetaksin selle vastuvaidlemisega ära ja räägiks siis kokkuvõttes, mis meie eesmärk ja mis meie probleemi lahendused olid. Meie eesmärk on sisuliselt lõpetada juhuandmete kogumine, parandada seadusandlust antud teemal ja avaldame üldist halvakspanu mõttetule luurele ning üritame seda piirata ning lubada ainult äärmisel juhul, kui see on näiteks kuritegevuse vastu. Me ei saa inimõigusi rikkuda põhimõttel, et me võib-olla kunagi tabame mõlemad terroristid Armeenias. Me leiame, et NSA tegevus ja Snowdeni käsitlus ei olnud kaugeltki õiglane ega okei ning sellele tuleks kõvasti rohkem tähelepanu pöörata Euroopa Liidu pealt, kui selle peale on enne pööratud. Me leiame, et praegu toimiv luuresüsteem oma põhimõtetega ei toimi nii, nagu demokraatlikes liikmesriikides ja ka liidu välistes riikides peaks toimuma. Lääneriigid peaksid iga hinna eest kaitsma inimõigusi ning saama aru mõttetustest, lisaks sellele saama mõttetutest ressursi kulutamisest selle luurega seoses. Aitäh! Palume komisjonil hääletuseks oma kohtadele naasta. Hääletame resolutsiooni poolt. Resolutsiooni poolt, vastu või erapooletud. ...95 poolthäälega, 5 vastuhäälega, 9 erapooletu ning komisjoni esimeeste heakskiiduga on resolutsioon vastu võetud.
toimub 15-minutiline paus.